Tere tulemast kuulama! Täna räägime ühest maailma kõige värvikamast muusikasündmusest – Eurovisioonist. See on koht, kus muusika, kultuur ja emotsioonid saavad kokku ühel suurel laval. Eurovisioon algas juba aastal 1956. Tollal osales ainult 7 riiki. Täna on Eurovisioonist saanud hiiglaslik üritus, mida jälgivad miljonid inimesed üle kogu maailma. Igal aastal valib iga riik oma esindaja, kes esitab uue laulu. See on nagu suur muusikaline pidu, kus iga rahvas saab näidata oma stiili ja energiat. Eesti liitus Eurovisiooniga 1994. aastal. Ja juba mõni aasta hiljem hakkasid tulemused paranema. Eesti muusika on olnud Eurovisioonil alati omanäoline. Kord rahulik ja poeetiline, kord energiline ja tantsuline. Kõige suurem hetk saabus aastal 2001. Siis võitis Eesti esimest korda Eurovisiooni. Võidulaul oli Everybody ja seda esitasid Tanel Padar, Dave Benton ja 2XL. See oli ajalooline hetk. Eesti oli esimene Balti riik, kes Eurovisiooni võitis. Eestit on esindanud ka paljud teised tuntud lauljad. Näiteks Maarja-Liis Ilus, kes osales 2 järjestikusel aastal, või Urban Symphony, kelle lugu Rändajad tõi Eestile väga kõrge koha. Ja muidugi Ott Lepland, kelle võimas laul Kuula jäi paljudele meelde. Need laulud näitavad, kui mitmekesine Eesti muusika on. Eurovisioon ei ole ainult lauluvõistlus. See on koht, kus inimesed saavad tunda ühtekuuluvust, kus muusika ühendab riike ja kultuure. Ja iga kord, kui Eesti lavale astub, tunneme natuke uhkust, sest see on meie lugu, meie hääl ja meie energia. Eurovisioon on nagu suur muusikaline teekond. Ja Eesti on sellel teekonnal olnud juba üle 30 aasta. Kes teab, võib-olla tuleb järgmine võit juba varsti.